Riigikohus otsustas, et Lääneranna vallavolikogu otsus, millega suleti Metsküla kool ja muudeti Virtsu ja Koonga koolid algkoolideks, on õigustühine. Mida tähendab see otsus aga lapsevanemate ja laste jaoks? See tähendab seda, et vald on selles punktis tagasi, mis eelnes otsuse tegemisele. Tuleb uuesti otsustada, mis nendest koolidest saab. Nimelt otsustas Lääneranna volikogu 2023. aasta kevadel muuta Koonga ja Varbla kooli 6-klassiliseks ning Virtsu kooli 4-klassiliseks ja sulgeda Lõppekool ning Metsküla algkool. Toona raputas see otsus kohalikku kogukonda korralikult. Jah, nutma puhkasin päris ausalt. Et see on nii raske. Et ma loodan, et midagi saab veel teha, aga see on raske. Kõige kiuste jätkas Metsküla kool lastele hariduse andmist. Läinud aastal rääkisid sealsed õpilased TV3 uudistele, et olgu mis on, nemad oma kooli ei jäta. Meie ikka käime koolis, kas isegi seda kooli pole olemas enam, aga me käime ikka koolis. Volikogu selgituse kohaselt tingisid otsuse koolivõrk ümber korraldada õpilaste vähesus ja soov tagada vallas tervikuna kvaliteetne haridus. Selle otsuse vaidlustasid kohtus aga lapsevanemad. Kui haldus- ja ringkonnakohus jätsid vanemate kaebused rahuldamata, siis Riigikohus jõudis vastupidisele järeldusele, leides, et Lääneranna vald tegi koolireformi käigus mitu olulist viga. Protseduuriliselt kõigi nende asjasse puutuvate perede individuaalne ärakuulamata jätmine, see tõi kaasa selle, et vald ei teadnud kõiki asjaolusid, järelikult mõjuanalüüs oli puudulik. Ja siis on sisuline, mis puudutab siis eelkõige seda sama füüsilise koolitee pikenemist, kus põhikooli ja gümnaasiumi seadus ütleb, et 80% lastel ei tohi muutuda see koolitee pikemaks kui tund. Nüüd Riigikohus sisustas selle küsimuse ka, et mis siis nendest ülejäänust 20% saab, et kas seal võib siis minna ta 3 tunni peale või mitte ja ütles, et ka seal et ei tohi see koolitee minna ebamõistlikult pikaks. Samuti arvestanud vald sellega, et lapsel, kes on kooli vastu võetud, on õiguspärane ootus see kool ka lõpetada. Riigikohus leidis, et need lapsed, kõik, kes sel hetkel seal koolis käisid, olenemata kooli astmest, et neil kõigil oli õiguspärane ootus, et nad lõpetavad selle kooli sellisena, nagu ta siis vastavalt oli, kas siis põhikoolina või 6-klassilisena koolina. Riigikohus selgitas, et volikogu otsuse tühistamine tähendab selle kehtetuks tunnistamist algusest peale. Samas on Lääneranna valla koolid praeguseks juba ümber korraldatud ja lapsed on asunud õppima uutesse koolidesse ning Metsküla kool tegutseb erakoolina. Ja nüüd omavalitsusel on valida, et kas ta suudab jääda nagu sellise algse olukorra juurde, mis vahepeal on muutunud, või ta leiab, et otstarbekam on ikkagi teha uus otsus ja muuta seda koolikorraldust, arvestades kõiki neid juhiseid, mida Riigikohus andis. Detsembri alguses ametisse astuv Lääneranna vallavanem Tarvi Sits ütles TV3 uudistele, et Riigikohtu otsus toetab nende sihti aru saama, kuidas koolireformi peaks läbi viima. Üks silm naereb ja teine natukene nutab, et milleks seda kõike vaja oli, aga vähemalt see lõppotsas on olnud positiivne, et see vaidlustasus ära ja mis näitab ka seda, et tasub oma õiguste eest seista. Nii, aga mis see nüüd siis tähendab reaalselt laste ja vanemate jaoks, et mida te teete, et kas te... No, esimene, mis me oleme kokku leppinud, nii valimiste eelkäisi läbi ka koalitsioonileppes fikseeritud, et Virtsus, see on siis ühes selles koolis, on esimene eesmärk taastada 6-klassiline kool. Ja kokkuvõtteks, kuidas siis ikkagi mõjutab uus Riigikohtu lahend koolivõrgu ümberkorraldamist ja millise sõnumi saadab see omavalitsustele? Riigikohus ei öelnud, et reforme ei tohi teha, vastupidi, neid tuleb vajadusel teha, aga reformidega ei tohi rapsida. Mõjuanalüüs peab olema põhjalik ja pered tuleb individuaalselt ära kuulata.